Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eile toimus Eesti Kõige Vastaste Liidu asutamiskongress. Liidu eestseisvuse sõnul on aasta-aastalt järjest rohkem asju, mis vastu hakkavad ja praeguseks ajab närvi juba kõik. Liit ootab oma ridadesse inimesi, kes on kõige vastu, mida näevad ja millest kuulevad. Võitlus käib elu ja surma peale, sest kõik püüavad peale suruda oma elukombeid, tehnoloogiaid, arusaamu, tõekspidamisi. Kõige Vastaste Liidu liikmete sõnul on neid alavääristatud ja nende üle irvitatud aastakümneid ja nüüd on aeg käes kõigile koht ette näidata. Nädala pärast toimub Kõige Vastaste Liidu korraldatud massimeeleavaldus Ajuvabaduse platsil, kus protesteeritakse kõige vastu ja nõutakse kõige lõppemist. Õhtul pannakse põlema paar vallamaja ja antakse peksa 2 faktikontrollijale. Ja meditsiiniuudiseid. Alates septembrikuust võivad vaktsiinivastased inimesed iseendale või oma mõttekaaslastele teha keerukamaid operatsioone ja ei pea selleks tulema arsti juurde või pöörduma haiglasse. Põhjusel, et vaktsiinivastased on oluliselt targemad kui seda ametit kaugelt üle 10 aasta õppinud arstid. Siiani valitses mõneti skisofreeniline olukord. Inimene oli piisavalt tark, et otsustada, kas vaktsiin on talle kasulik või kahjulik, aga luumurru või hambavalu korral pidi ta ikka haiglasse tulema ja alluma pimedusega löödud meediku diktaadile. Sageli tegid sellised ülikoolist tulnud ja residentuuri läbi teinud soolapuhujad ka keerulisi südame- ja ajuoperatsioone, ehkki inimene oleks selle kõigega saanud kloori juua ise hakkama. Iseenese tarkuse seadus lõpetab pimeda keskaja Eesti meditsiinis, märgitakse pressiteates. Riigikogu aga hakkab järgmisel nädalal arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega ka paremaks opereerimiseks. Võimu kahjulikku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse ka võimu liialdustesse, võimu haaratakse ja võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väevõimuga läbi. Seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eririietuse kasutusele võtmine, et võimu juurde sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et seni igati eeskujulikult ja ka progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimuiharuse takistamiseks ja leviku piiramiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust pähe löödud võim kirurgiliselt eemaldada, sest vabatahtlikult ei ole keegi seni olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteade eile kell 12 avastasid turvatöötajad Balti jaama tasulises WC-s sinna jäetud spordikoti, mille kontrollimisel selgus, et selles oli igasugu pudi ja padi. Kotis olnud leiva ja sepiku pudi anti Balti jaama tuvidele, lillapüüriga padi on aga hoiul pakiruumis, seni ei olegi teada, kes ja mis põhjusel täiesti korraliku pudi ja patja sisaldunud koti oli hüljanud. Eetris olid uudised.